WhatsAppi gruppides, kus toimub siis kõrgete riigijuhtide omavaheline suhtlus. See on kindlasti osalt meepott luuretele. Teisest küljest on jälle see, et kuna see suhtlus on nii kiire. Ja kuna arengud on nii kiired, siis enne kui sa suudad reageerida, enne kui see käsuahelasse nagu vahelt võetud sõnum jõuab kas või välisministeeriumisse, Venemaa välisministeeriumisse või presidendi administratsiooni, võib see info olla juba piisavalt vana, et sellega pole mitte midagi peale hakata. Aga need grupivestlused on tuleviku jaoks väga hästi dokumenteeritud Venemaa arhiivides kindlasti. Ja sama areng on toimunud ka Ukraina sõjaväljal, kuna eriti droonitehnoloogia tulekuga rünnaku tempo või lahingu tempo on läinud nii kõrgeks, siis väga palju info, mis varasemalt oli rangelt salastatud, enam ei ole. Ka olukorrateadlikkuse info, sellepärast, et see aegub enne ära, kui sellega midagi vastasel teha on. Ja see omakorda teeb odavamaks sidesüsteemide kasutuse ja teiseks teeb informeeritumaks tegelikult lahingus osalejad.